me läheme end metsa laadima või midagi korjama, siis me otsime ikka sellist kohta, kus kuidagi oleks nagu mõnus olla ja mõnus jalutada. Selliste paikade eest saame tänulikud olla metsaomanikele, kes moel või teisel kooslusesse panustavad. Aga ega see alati nii lihtne polegi, sest et looduses juhtub kogu aeg midagi. No me praegu seisame ühes üsna maalilises kohas tegelikult, selline ilus kanarbik õitseb ja väike pohl ja niimoodi, aga tegelikult, kuidas ma aru saan, et siin 5 aastat tagasi toimus suur ja väga raske põleng? Ikkagi kõige olulisem märk, mis siin alles jääb, on ikkagi need samad sööstumisjäljed siin. Igal pool tüvede peal on näha üht-teist, lähme vaatame, jah. No siin ongi see pinnatuli olnud, mis on siis alumise taimestiku ka kaasa võtnud, ütleme siin all võisid ka kasvada kuused. Kui me kõrvalmetsa vaatame, seal on näha, tegelikult kuuse teine rinne on siin olnud. Ja see kõik on läinud ja selle tõttu on ka sööstunud see männi ülemine osa, et kuused on andnud kõrvalt tal kõva tule üles. Siin on näha, kus on kuusekänd kõrval ja see kuusk läks nagu säraküünal ja siis tänu sellele kuusele tõmbas tule üles. Kas mina metsaomanikuna saan kuidagi ka sellist tulekahju ennetada? Kas minu võimuses on midagi ära teha? Tehti päris palju nõukogude ajal ja metskondades tehti eriti palju sellistel liivastel aladel tehti tuletõkkeribasid. 2,5 meetrit laiad vähemalt ja hoiti seda liivaala puhta liivafrondina. Sealt ei lähe siis see pinnatuli ja maatuli nagu ei lähe liivast üle. Aga tänapäeval on just eriti oluline ikkagi metsateede olukord. Nende teedega tehakse kraavide juurde tehakse tuletõrje ja veevõtu kohad. Plus see tee ise on ka ju see sama... Tee ongi see tulekaitseriba juba, nii öelda. Mida rohkem Eestis metsateid tehakse ja seda soodustatakse, inimesed neid hoiavad ühiselt, siis see on väga suur abinõu. Siin on ka ju erametsaomanikud ja samamoodi võimalus kaasa rääkida ja oma maaparandusobjekte teha ja samas selleks on ka oma ette toetusmeede nii-öelda. Maaparandus nagu tagakski ka selle tuletõkkeriba tekkimise sinna selle kraavi näol ja selle muldvalli näol. Metsaomaniku vaenlaseks on lisaks tulele ka tuul, mis suuremate tormide ajal on nii võimas, et võib puud kas poolest tüvest või suisa maa küljest lahti murda. Kui tihedamas metsas kasvama harjunud puud näiteks lageraie järel äkki tühjal platsil möllava tuule kätte jäävad, polegi suurt häda vaja kaugelt otsida. Tormimurd tuleb, aga kas oma jõududega või näiteks erametsakeskuse toetuse abil õnnetuspaigalt kiiresti välja saada, sest vastasel juhul on oodata kutsumata külalisi. Siis kevadel ikka esimese asjana tulevad siia üraskid sisse ja siis tekibki uus kolle nii-öelda järgmise metsa jaoks jällegi. See on see kuusekoore ürask meil. Mõte kui nunnu ju. Nunnu ikka. See on nagu isas Mardika poolt näritu tunnik siin. Sinna ta teeb sellise pulmatoa sinna koore alla, sellise kambri. Ütleb emasele, et siin on hea tuba. Ja siis hakkab eritama selliseid kogunemisferomoone. Sellise asi on kohe olemas nimetus kogunemisferomoon. Ja siis hakkavad emased siis tulema külla talle. Ja iga emane hakkab siis omas suunas siis käike tegema. Ja järjest munema niimoodi käiguservadesse. Ja kui need munadest koorunud tõugud siis hakkavad omakorda siis omale toitu otsima, siis hakkavad kahele poole horisontaalselt liikuma. Ja lõpuks on nimelt, et selle kuuse juhtsooned on läbi näritud ja ainevahetus enam ei toimi kuusel, et vesi tuleb maapinnast üles ja ained ei liigu tagasi juurtesse. Ja ongi see protsess nagu katkestatud. Kas on ka mingisuguseid toetusmeetmeid, mis aitavad mul üraski probleemiga Eestis tegeleda? Jah, nüüd on tekkinud täiesti uus erametsakeskuse meede üraskite kahjustuste ennetamiseks ja vältimiseks ja vähendamiseks. Et metsaomanikud, kellel on üle 30-aastane kuusik näiteks kinnistul ja seal on üraski oht üsna suur. Sinna on võimalik inimesel soetada siis feromoonpüüniseid. Pole aga tingimata vaja suurt katastroofi, et metsomaniku tähelepanu vajaks. Noortes metsades on tööd lausa aastaringselt. Raielankidel peab metsaomanik hoolitsema, et 5 aasta jooksul oleks raiutud ala uuenenud. Selle võib jätta looduse enda hooleks ja jälgida, et suund oleks õige. Või siis aidata kvaliteetse metsa kasvamisele kaasa, istutades raiutud metsa asemele uued puud, mis just sellele kasvukohale hästi sobivad. Kui ta istutab selle taime siia kevadel maha, siis see taim tahab ka kohe samal aastal juba hooldamist. Kasvab rohurinne, sõnajalad, igasugused vaarikad, muud asjad hakkavad tulema. Ja seesama istutud taim tahab ju saada nii-öelda edumaad. Ja selleks ongi inimesel vaja siia tulla ikkagi vaatama seda kultuuri ja hooldama. Pluss veel 3 aastat otsa sinna on selline periood, kui omanik saab intensiivselt seda asja teha ja saab selle eest ka tegevustoetust. Ja kui ta seda taime õigel ajal välja ei aita,
siis esimese lumega näiteks läheb see hein koos taimedega pikali ja kevadeks on need taimed haudunud, seal on all tulevad seenhaigused ja igasugused tõved ja kogu valdav toetuspakett lähebki noorte metsade hooldamisele. See on siis kuni 30 aasta vanused metsad, sest et kui me sellesse ei panusta, siis lähebki see asi nagu metsa nii-öelda. Seisame ilusate väikeste mändide keskel, et kuidas sa saad aru, et siin on nüüd omanik tegelikult nagu panustanud päris hästi? Siin on näha, et männid on saavutanud sellise enda vanuse kohta päris korraliku kõrguse, kuna siin on tegemist umbes 4 aasta vanuse männikultuuriga ja omanik on käinud neid igal aastal siin heina seest välja aitamas. Mis see järgmine samm nüüd siin on? Nüüd peaks natukene mõtlema selle peale, et kui siin on sellised suured laaned ümberring, et kuidas siin ulukitega lood on, et ikkagi oleks mõistlik neid ka vastu talve kaitsta näiteks põdra või kitse kahjustuste eest nii-öelda. Ja selleks on niisugune väga hea vahend tänapäeval tekitatud, on lambarasva baasil välja töötatud pritsimispreparaat, et just see selline talvine periood üle elada. Põdral elamas ei maitse? Ei maitse vist jah, sest et nad on nagu mõlemad sellised rohusööjad, et siis ei maitse. Kui naabrid lambaid peavad ja villaga midagi teha ei ole, saab põtru peletada aga veelgi lihtsamal moel. Oma armsate puuhakatiste vahel ongi koos järeltuleva põlvega talvist põdratõrjet tegemas auhinnatud metsamees Tõnu Mändla. Kuidas näeb sinu argipäev siin välja? Kas sa käid neid ise nunnutamas? Mul on küll tunne, et sa räägid nendega. Ei tea, kui mets on 200 hektarit, siis jõuan nende kõikidega rääkida. Aga siin ma tõesti usalika käisin, tegin ise ära selle, et väike tükk, kui on ikka suuremad tükid, siis kasutan kõrvalist abi ka. Ma tean, et sa ise väga pingutad, et asjad oleksid tehtud õigel ajal ja ei kahjustaks loomi ja linde, kes siin sees elavad, et kuidagi loodusega kooskõlast on ikkagi ka võimalik metsa majandada. No ikka on, aga siis et ma nagu olen vältidki seda lageraiet. Et nagu siin näete, siin on veel metsa küll, et see on nüüd 100-aastaseks on ammu maha lõigatud. Ja nüüd kui sellega saad lõikatele näppu ka, et nüüd on need 100-aastased kuused kuuse koores ära kuivatanud. Et muidu et oleksid 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi maha lõiganud, aga vahest peab kahju ka kannatada, aga siis miski teha pole. Aga need kännud mulle eriti meeldib, mul meeldib ikka niimoodi, et vaatad üles ja näed metsa.